Mina olen Kadi Liik, Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise magistriõppe õppekava juht. Ja ma olen mõelnud viimasel ajal sellist asja peale, et edukas organisatsioon ei pruugi üldse olla see organisatsioon, kus on kõige rohkem töötajaid või kus on kõige tublimad töötajad, vaid organisatsiooni edukus tegelikult peitub heas juhtimises. Meil tänapäeva organisatsioonides on ju väga head tehnoloogiat, aga ainult tehnoloogia ilma inimesteta ei pruugi veel organisatsiooni edu kaasa tuua. Meil võivad olla väga head protsessid, väga hea innovaatilisus, aga kui meil ei ole häid inimeste juhtimisega toimetulevaid juhte, siis me ei pruugi konkurentsis olla üldse mitte parimad. Mis aeg-ajalt ikka juhtub? Juhtub see, et juhtivale kohale saab töötaja, kes on väga hea spetsialist, teeb oma tööd väga suure südamega, aga tal ei pruugi olla kõige paremad juhtimisoskused. Ja tulemus võib olla see, et organisatsioonis enam ei ole väga head spetsialisti, aga ei ole ka väga head juhti. Nii et hea juhi puhul on ju oluline, et ta tunneks inimese käitumismustreid, teaks, kuidas erinevaid inimesi motiveerida, mismoodi tekib usaldus, kuidas toetada koostööd ja võib-olla vähendada konkurentsi, kuidas ennetada töölt lahkumist või läbipõlemist. Ja me teame ka seda, et sageli inimesed ei lähe töölt ära mitte sellepärast, et töö ei meeldi, vaid sellepärast, et juhtimisega on midagi võib-olla mitte nii, nagu võiks. Hea juht tunneb inimeste käitumismustreid. Ta teab, kuidas neid kujundada, kuidas inimesi suunata. Ja kui me räägime töö kontekstis, siis ta peaks tundma eelkõige seda, kuidas inimesed tööalaselt käituvad. Ehk täpsemalt öeldes, millised on need organisatsiooni käitumise võtmemustrid. Kellel on huvi, tulge õppima.